Aga alustan siis, et enda poolt. Kõigepealt, mis ta üldse on, et kuna paljud ei ole kokku puutunud, siis see on täiendkoolituse infosüsteem, nii-öelda üldjuhul jagatud 8 osaks. Õppija ja siis täiendkoolitusasutus. Et õppijatele ta on hea lihtne vahend, kus siis otsida koolitusi, registreeruda, anda, täita tagasiside küsimustik ja vaadata oma lõpudokumenti hetkeseisuga. Täiendkoolitusasutusele, aga tegelikult seal on võimalusi oluliselt rohkem. Seal saab hallata siis kogu koolituse protsessi, alates siis selle loomisest, avaldamisest kuni tunnistuse allkirjastamiseni. Ja lihtsalt infoks ka välja toodud, et Juhanit täna haldab HTM, lähtekood, serveri, andmed, kliendi tugi on kõik siis HTM-i haldusalas. Nii, natukene ka üldist statistikat eelmise aasta kohta, et koolitustel oli kokku neil 43 000 osalejat. Koolitusi ise oli ligi 2500, et väga erinevates valdkondades siin hakkan välja tooma. Ja kokku kasutajaid süsteemis oli circa 170 000. Et tal on ka veebilehe aadress välja toodud. Hetkel te peale klikkates saadate sealt tõrketeavituse, et muidugi suurepärasel ajal on meil hetkel kerged tehnilised raskused seal, aga päeva jooksul taastatakse. Nii, võib-olla siis sellest juba, mida Anna-Liisa ka alustas, et miks peaks Juhaniga liituma. Et kindlasti paljud haldavad oma koolitusi hetkel Excelis, osad lihtsalt kuvavad neid oma enda veebilehe peal. Et tegelikult Juhan annab väga palju nii-öelda funktsionaalsusid ja võimalusi juurde, et alates siis koolituste sisestamine, osalejate nimekirja haldus, tunnistuste väljastamine, emaili teavitused, ootenimekirjade automaatika, tegelikult saab ka digitaalselt kohalolu kontrollida, kus saadetaksegi läbi süsteemi näiteks digitaalne kohaloleku kontroll. Osaleja peab ennast digitaalselt ära autentima, et siis oma kohalolekut näidata. Et seda kõike on võimalik süsteemis hetkel teha. Kindlasti süsteemi kasutamine lihtsustab ka nii-öelda aruandlust, et meil on suhteliselt põhjalik selline statistika moodul seal, kus saab endale statistikatabeleid üldjuhul Exceli formaadis siis nii-öelda alla laadida, saab erinevalt filtreerida, mis koolitusi, mis andmeid, mis ajavahemikke tahate. See nii-öelda aruandlust lihtsustab ka. Muidugi ka potentsiaalselt uusi osalejaid rohkem, et kui hetkel on paljudel ainult võib-olla koolitused enda veebilehe peal või kuskil Töötukassa omal, siis kindlasti jõuavad koolitused läbi Juhaniga rohkemate osalejateni või siis potentsiaalsete osalejateni. Lihtsam ka inimesele, et natukene arendusplaanidest räägin hiljem, aga meil on hetkel plaan koondada kogu protsess inimesele kokku. Et siis koolituse otsing, registreerumine, admini info ja tunnistus. Et kui Erki juba enne mainis, et tunnistused hakkavad haridusportaalis näha olema, siis tegelikult haridusportaali me koondame ka kogu selle ülejäänud mainitud protsessi siin, et registreerumine, admini info ja siis ka koolituste otsing. Ja muidugi viimane nii-öelda punkt, et jooksvalt uuenduste pärast muretsema ei pea. Et nagu ka enne juba kolleegid mainisid, et tuleb hakata tunnistusi näiteks edastama EHIS-esse, et see on siis, mis meie automaatselt ära teeme ja teie selle pärast muretsema ei pea aega ega raha ega halle juuksekarvu juurde ei teki. Nii, Juhaniga liitumise tingimused ka siia välja toodud, et tegelikult tingimused on suhteliselt lihtsad, et meil iga-aastaseid kulusid ei kaasne. Üheks peamiseks tingimuseks on see, et EHIS-esse esitanud majandustegevusteate kui täiendkoolitusasutus. Kolmas punkt on siis, et juht allkirjastab avalduse, see on äärmiselt lihtne pooleleheküljeline avaldus, mis on ka veebilehel all oleval lingil välja toodud. Ja üldjuhul korraldame ka siis nii-öelda juurutuskoolituse, et praeguse vana Juhani siis probleemiks on, et teda on suhteliselt keerukas algul õppida, kasutama hakata, et ta on ikkagi disainitud kunagi peamiselt siis kõrgkoolidele, ülikoolidele, kellel on muud õppekavad ja kellel on see koolituste sisestamise protsess oluliselt keerukam kui võib-olla teie puhul. Ja seda tegelikult üritame me ka uue Juhaniga lahendada. Ja viimane nii-öelda ei ole otseselt tingimus, aga hetkel vähemalt kasutab Juhan digitempli sertifikaati, mis peab igal asutusel olema enda oma. Et see ei ole otseselt kohustuslik, aga see lihtsustab tunnistuste väljastamist. Et ma nüüd eeldan, et paljud eraasutused allkirjastate üldjuhul vist manuaalselt,
aga digitempel võimaldab seda teha nii-öelda 30 inimesele näiteks ühe nupuvajutusega. Ja link on ka all, et ma loodan, et Anna-Liisa pärast saadab slaidid edasi, et siis saate need sealt võtta. Nii, nagu juba enne mainisin, siis tegelikult paralleelselt praegu vanale süsteemile me arendame totaalselt uut Juhanit. Selle peamine eesmärk oligi tegelikult uutele uksi avada, et nagu juba enne mainisin, siis on väga nii-öelda suurte koolide põhine, õppekava põhine see toimumiste sisestamine olnud. Tahame teha seda oluliselt lihtsamaks, et saaks ka nii-öelda väiksemaid ühepäevaseid koolitusi palju väiksema ajakuluga sisestada. Lisaks sellele anname rohkem nii-öelda õigusi oma asutustele, rollidele, rolliõiguseid malle ette. Ja see on nii-öelda ka lühidalt kõik. Pärast näitan teile ka lühidalt seda nii-öelda demo või testversiooni, et seal peatun natukene pikemalt sellel. Siin on ka nii-öelda slaidina välja toodud, et uus siis nii-öelda kasutajapoolne kasutajaliides läheb meil haridusportaali, mida ka tegelikult Erki põgusalt näitas nii-öelda tunnistuste vaates küll, aga siin siis hakkavad tekkima ka koolituste otsing, registreerimine, inimese enda teavitused ja muud. Kogu slaidi ette lugema ei hakka, et siin on lihtsalt nii-öelda põhipunktid alla toodud. Nii. Siin on ka mõned stiilinäited, siis kuidas ta võib hakata haridusportaalis välja nägema, et kindlasti seda nii-öelda logo üleval nägite, milline siis võiks olla koolituste nii-öelda otsing. Vasakul on siis veebivaade, paremal on siis nii-öelda Android ja iOS mobiilseadme vaade. Et lihtsalt mõned nii-öelda Figma stiil, et ma neil pikalt ka peatuda ei tahaks. Et lihtsalt saada nii-öelda ettekujutuse ette, kuidas uus süsteem välja nägema hakkab. Nii, siin on ka veel uuesti mustvalgelt välja toodud see, et tegelikult Juhani kasutamiseks mikrokvalifikatsioone pakkuma ei pea, et tänane küll on mikrokvalifikatsioonidega seotud, aga lihtsalt mainin igaks juhuks ära, et ei pea mikrokvalifikatsioone pakkuda, kui tahte Juhanit kasutada, aga muidugi tore on, kui te neid pakkuma hakkate. Ja ka mustvalgelt välja toodud siin, et õppekavades saatmine EHIS-esse on võimalik ka manuaalselt, aga tunnistuste saatmine ei ole. See eeldab siis üldjuhul enda õppeinfosüsteemi nii-öelda liidestamist, et saaks andmeid edastada. Nii, ja natukene ka ajaraamist, et hetkel käivad uue süsteemi arendused, see on planeeritud valmima 2026. aasta alguseks ja kuni selleni siis hoiame vanat Juhanit töökorras. Nüüd natukene taustainfoks räägin siia juurde, et meil on mitmeid huvilisi, kes tegelikult on ka seal kõrgkoolidest, kutsekoolidest, kes ütlevad, et nemad hea meelega liituksid siis nii-öelda uue ja valmiva süsteemiga, mis on juba oluliselt, ütleme, kasutajasõbralikum kui praegune vana. Et tootejuhina ma võin öelda, et ka praegust süsteemi natuke kritiseerida, et ta kindlasti ei ole kõige mugavam ja nii-öelda intuitiivsem uuele kasutajale nii-öelda tundma õppimiseks ja et seal oma koolituste haldust nii-öelda, et sellega seal pihta hakata. Et võib-olla siin kõige mõistlikum lahendus ongi see, et kaaluda liitumist siis uue valmiva süsteemiga ja praegune vana süsteemiga liitumine nagu pigem ära jätta, et see võib-olla ei ole teie jaoks kõige lihtsam lahendus, et kui teil hetkel nii palju koolitusi ei ole ja nii palju seda nii-öelda aruandlust ka seal kõrval ei ole, et siis nii-öelda praktiliselt natukene vähem kui aasta veel kannatust varuda. Aga tegelikult siit ma liigun ka edasi, ma näitan teile veebis väga lühidalt, et siin oli see haridusportaali lõik, et siin tegelikult ka täna juba kuvatakse tasuta koolitusi, sellel ma peatuma ei hakka, aga nüüd näitan teile natukene ka nii-öelda siis töökeskkonda, mis on suunatud just nimelt koolidele, haldurid, projektijuhid, kes koolituste sisestamisega igapäevaselt tegelevad. See on meil siin puhtalt testkeskkond, arenduskeskkond, et soovitan, pange kiiver pähe ja helkur vest selga, et siin on nii-öelda mitmeid vigu veel sees, aga saan teile nii-öelda põhiaimduse ette anda, kuidas siis nii-öelda koolituste lisamise vool välja võiks näha. Et Anna-Liisa, kui aeg hakkab otsa saama, siis anna mulle teada. Aga väga lühidalt, et siin on erinevaid nii-öelda teste ja katsetusi tehtud. Aga lihtsalt näidata, kuidas sündmuste sisestamine välja näeb, et võrreldes võib-olla sellega saate ka ettekujutuse, mida te täna teete ja mida süsteemis tegema peaks.
et üldjuhul esimene samm on alati koolituse põhiandmestik. Siin on siis koolituse alguse kuupäevad, kus toimub osavõtt, õppekava nimetused, hinnad, muud, kõike detailselt läbi ei pea, aga see on meil väga, kuidas ma ütlen, siis customiseable, et siin on väga palju võimalik koolil endal ära teha, igat plokki on võimalik kustutada, lisada andmevälju. Et siin on muidugi päris palju neid, nagu ma enne mainisin, me peame siis caterima või tegelikult olema süsteem kõigile, et meil on siin mitmeid koole, kes meid igapäevaselt kasutavad, et paljud võib-olla siit infoväljad ei ole ka teie vaatest olulised, et neid lihtsalt ei pea valima, et aga võimalused on olemas. Nii, liigun ka edasi, et üldjuhul on koolituse põhiandmestik, siis on paljudel ka alammoodulid ja kontaktpäevad, mida sisestatakse. Siia siis detailsem info, siin on ka täpselt samamoodi suured pikad valikud, kuupäevalised mahud, sisukirjeldused, õpiväljundid. Et kõike on võimalik siin lisada, ära kustutada täpselt enda, ütlesime, tunnetuse järgi malja seada. Et ma eeldan, et teil seda just nimelt eraasutuste puhul väga palju erinevaid projektijuhte ja haldureid kindlasti olla ei saa. Aga muidu on süsteem mõeldud toimima nii, et üks siis koolipoolne põhihaldur saab mailid ette valmistada, ära salvestada ja siis saavad projektijuhid neid kasutada, et oleks ühtne formaat kõigil sama kooli või asutuse koolitustel. Töötuba osa meil on hetkel töös, siia peale ma klikkida ei saa, aga näitan ka näiteks veel seadete sammukest. Et siin on erinevaid seadeid, et millal võivad kasutajad tasuta loobuda, millal saadetakse neile e-postile teavitusi. Meil on ka ootenimekiri, et inimesed, kes esimene kord koolitusele registreerima ei mahu, lisatakse ootenimekirja, saavad teavitusi automaatselt meili peale, millal näiteks koht vabaneb, keegi oma loobumise tühistab. Saab lisada tellimuskoolituse info, sisekoolituse info, mis ei ole kõigil avalik, hinnad, soodushindasid kõigile, soodushindasid mitmele, kui on ühest asutusest rohkem osalejaid. Kuupäevaliselt saab siin samuti soodushinda panna, et meil on võimalusi päris palju, mis elu võiksid lihtsustada. Ja viimane olulisem on tõenäoliselt paljude jaoks registreerimisvorm, et see on ka siin väga pikk kirju, neid üldjuhul kõiki ei pea küsima, et see on siis täpselt kooli enda teha või asutuse enda teha, et mida soovitakse osalejatelt teada saada ja mida mitte. Et üritame siis caterida täpselt kõigi jaoks. Ja siis saabki tegelikult koolituse avaldada. See oli nüüd väga lühike ülevaade, et me ei jõua seda kõike siit läbi käia, et see oleks mitme tunni töö, et üldjuhul ka mainisin, et juurdutuskoolitused on ka vanal Juhanil, et üldjuhul need kestavad seal 4 tunni raames, kui ma ei eksi. Et seal on ikkagi omajagu näidata ja küsida. Aga see on ka esitluse poole pealt väga lühidalt kõik, et kui küsimusi on, siis võtan hea meelega vastu. Aga võite ka käed alla lasta, kes enne ei lasknud, et üks küsimus on tegelikult chatis. Kas nii-öelda vanalt Juhanilt üleminek Juhan 2-le on praegustele kasutajatele automaatne? Ütleme nii, et ta on osaliselt automaatne, osaliselt mitte. Me leppisime hetkel töögrupis ja kasutajatega kokku, et me ei vii üle asutuse enda projektijuhte ja inimesi seal, kes on nende siis koolitajad, projektijuhid, haldurid. Need tuleb uues Juhanis automaatselt lisada. Küll aga me peame automaatselt üle viima kõik koolitused, mis nad hetkel sisestanud on. Et sellest me ei pääse üle ega ümber. Ehk see info ei tohi kaduma minna, aga seda seadistuse tööd, et lisada seal uued projektijuhid, haldurid, seadistused, seal tuleb omajagu uut tööd teha, sest süsteemis on tegelikult nii palju uut ja erinevat, et me ei saagi kõiki seadistusi üle viia. Et ütleks ausalt sellele 50-50, et koolitused me viime üle, kõik need ootenimekirjad, registreerijad me peame üle viima. Aga mis puudutab teisi seadistusi, siis neid väga suurel määral tuleb ka alguses ise settida.